oleme Hugo Treffneri gümnaasiumi abituriendid Annika, Anna-Liisa ja Emma ning meiega on ka Juliana. Meie tegime enda ühiskonnaprojektiks annetuse Tartu Pereliidule. Meie projekti põhiprobleem on suurenenud tarbijahinnaindeksi mõju lasterikastele peredele, kus majanduslik surve on suurenenud ja toimetulek muutunud ebastabiilseks, eriti riiete ja jalanõude hinnatõusu tõttu. Statistikaameti andmete kohaselt kasvas Eestis tarbijahinnaindeks 2023. aastal 2022. aasta keskmisega võrreldes 9,2%. 2022. aastal tõusis tarbijahinnaindeks 2021. aastaga võrreldes 19,4%. Seega suures pildis on tarbijahinnaindeks tegelikult viimaste aastatega tõusnud pea kolmandiku võrra. Euroopa Komisjoni Statistikaameti andmetel oli 2023. aasta detsembris inflatsioonimäär Eestis 4,3%, mis oli omajagu üle Euroopa Liidu liikmesriikide keskmise ehk üle 3,2%. Miks valisime me oma sihtgrupiks aga just lasterikkad pered? Statistikaameti juhtivanalüütiku Epp Remmelgu sõnul kasvas 2022. aastal, kui tarbijahinnaindeks tõusis peaaegu 20%, suhteline vaesus kõige enam just lastega peredes, eelkõige 3 ning enama lapsega perede hulgas. Samas on Riigikogu alates 2024. aasta 1. jaanuarist otsustanud 200 euro võrra kärpida just suurperede toetusi. Tarbijahinnaindeksi märkimisväärne mõjutaja 2023. aastal oli muuhulgas just riiete ja jalanõude hinnamuutus, mis tõusis 10,3% võrra. Seetõttu otsustasime, et korraldame koolis riiete kogumise kampaania ning annetame kogutud riided usaldusväärsele organisatsioonile, kelleks sai Tartu Pereliit. Tänu organisatsioonile saime abi suunata just kõige hädalisematesse kohtadesse ning pakkuda ka oma kooli õpilastele võimalust kappi seisma jäänud riiete otstarbeliseks kasutamiseks. Seeläbi toetasime ka jätkusuutlikku ressursikasutust ja ÜRO 12. arengu eesmärki. Annetusi sai koolis tuua selleks ette nähtud kastidesse nädala jooksul, mida me ka sotsiaalmeedias ja suusõnaliselt reklaamisime. Kokku kogusime Tartu Pereliidule 128 korralikku riideeset ja 2 kaisulooma. Enim oli toodud T-särke, pükse ja talveriideid. Tänu projektile said aidatud pered kokku hoida summa, mis oleks võib-olla muidu riiete peale kulunud ja selle millegi muu tarviliku peale suunata. Siiski ei suuda me ühe projektiga pakkuda lahendust kõikide abi vajavate suurperede probleemidele. Sellegi poolest oleks projekti võimalik edasi arendada, kaasates sellesse rohkem erinevaid õppe ja teisi asutusi ning julgustades inimesi tihedamalt seisma jäänud asju üle vaatama.